Tere, minu nimi on Esta Pilt. Mina olen fitnessivõistleja, olen fitnessiga tegelenud juba 16 aastat. Kuna minu põhitegevuskoht on jõusaal, kus ma mässan kangide ja hantlitega, seetõttu valisin ka pildile just jõutõstekangi. Valisin selle spordiala selle tõttu, et see on ainuke ala, millega saab muuta oma keha, saab muuta välimust tervislikumaks, tugevamaks, sportlikumaks. Ja selle alaga võib tegeleda ükskõik mis vanuses. Ise loodangi tegeleda selle alaga veel hästi kaua, olla terve, tugev, elujõuline ja rõõmsameelne. Tegele fitnessiga. Minu nimi on Triin ja mina tegelen bodypumpiga. Bodypumpiga olen tegelenud paar aastat, aga intensiivselt viimane aasta. Mõte tuli vast sellest, kui sai käidud erinevatel treeningüritustel. Nike treeningpäev ja sealt edasi ta kõik läkski. Siis läksin ka bodypump instruktori koolitusele, mis hetkel on veel poolik, aga lõpetamisel. Bodypump on lihas vastupidavusttreening, kus erinevate harjutuste sooritamiseks kasutatakse kange, kettaid, hantleid ja stepipinki. Treeningu jooksul saavad koormust kõik suuremad lihasgrupid. Kaasahaarava muusika saatel treenid nii jõudu kui ka lihas vastupidavust. Kuna tund on emotsionaalne ja kaasahaarav, siis sooritad endalegi märkamatult palju korduseid ning saavutad järjepidevuse korral aina paremaid tulemusi. Bodypumpiga ma tegelen just sellepärast, et ta on hästi mitmekülgne ja ma armastan seda, kui ma trennist pärast lähen ja mu lihased on sellist magusat valu täis. Bodypump treenib absoluutselt kõiki lihasgruppe sinu kehas. Ja minule isiklikult ta just meeldibki sellepärast, et ma oleks tulnud värskelt nagu jõusaalist. Üleüldiselt treening annab ju hea enesetunde, nii vaimselt kui füüsiliselt. Bodypump on minule üks selline väljaelamise koht, kus ma saan oma pingeid maandada või lihtsalt nautida ka rõõmsaid hetki, et laste kõrvalt seda teha on minu arust suurepärane ja ma väga naudin seda. Tere, mina olen Jorgen Matsi ja tegelen Brasiilia jiu-jitsu, sportliku vabavõitluse ja teiste kahevõitlusspordialadega. Jiu-jitsu, sportliku vabavõitluse ja teiste kahevõitlusaladega olen tegelenud juba pea 20 aastat. Eks see kõik algas noore mehena natukene ebakindlusest ja soovist ennast tõestada ja proovile panna, aga üsna ruttu sain aru, et tegemist on hoopis suurepärase vahendiga, kuidas ennast arendada ja enda stressiga paremini toime tulla. Ma arvan, et jiu-jitsu ja teised kahevõitlusspordialad on unikaalsed selles osas, et väga lihtsalt ja turvalises piiratud keskkonnas igaühe enda kodulinnas on võimalik justkui harrastada sporti, mis on natukene ekstreemne ja põnev, aga teisest küljest piisavalt turvaline ja kui on head treenerid, siis metoodiliselt läbimõeldud. Need on unikaalsed sellepärast, et pakuvad kehale mitmesugust koormust, et treeningu jooksul saab arendada nii jõudu, kiirust, vastupidavust ja mis võib-olla isegi kõige tähtsam, saab kogu aeg õppida midagi uut ja huvitavat. Samuti ma arvan, et kahevõitlusalad pakuvad unikaalset perspektiivi vaimse tervise aspektist. See on midagi, mida tehakse kogukonnas. Trennis me teeme seda kõik koos ja meil on selline mõnus grupp, kes kõik tahab paremaks saada ja üksteist toetab. Ja samas on kahevõitlusala, kus sa ikkagi lähed teise inimese tahte vastu. See on justkui minimudel stressiolukorrast, millega õpid üha paremini trennis toime tulema ja siis kandub see ka mujale sinu ellu. Minu nimi on Mikael Orgumees, olen ronija ja siin tegelen täiskasvanute, noorte ja laste juhendamisega. Olen tegelenud ronimisega aastast 2004 ehk kokku juba 16 aastat ja see mõte hakata ronima tekkis sellest, et tööle tuli uus kolleeg, kes oli sellest ronimisest vaimustuses ja siis kutsus kõiki oma sõpru, kolleege ronima ja korra käisin ja sellel teel olen. Ronimine annab nüüd sellise väga hea füüsilise koormuse, on põnev väljakutse.
väljakutseid saanud lahendada erinevaid probleeme. Neid radasid nimetatakse probleemideks seinal ja lisaks ronimises on selline hästi tugev sotsiaalne komponent, et ma tahan tulla siia meie ronimissaali siis, kui see on rahvast täis ja suhelda oma sõpradega. Mis mulle meeldib ronimises on see, et iga trenn, kui ma siia tulen, see on terve keha trenn. Ei ole kätepäeva, jalgade päeva, vaid terve keha töötab. Et ma olen võrrelnud ronimist ujumise või murdmaa suusatamisega, mis on nagu terve keha tegevus. Tere, mina olen Kalev, ma olen 19-aastane ja tegelen keskmaajooksuga. Minu võistlusdistantsideks on 800, 1500 ja 3000 meetrit. Jooksmine jõudis minuni läbi Kehtna 10 kilomeetri sügisjooksu. Läksin täiesti ilma ette valmistamata, ei olnud mitte kunagi 10 kilomeetrit jooksnud ja jooksin selle siis 16-aastasena 37 minutiga, mis oli 16-aastase kohta päris okei tulemus. Peale seda võttis Rapla jooksuklubi minuga ühendust ja hakkasin trennis käima. Peale poolt aastat sain Eesti meistrivõistlustel pronksmedali ja praeguseks on mul Eesti meistrivõistlustelt kokku medaleid umbes 10. 6 on neist kullad. Ma tegelen keskmaajooksuga sellepärast, et see hoiab mind hea tervisega, hoiab mind liikumises ja seda meeldib mulle teha. Minu nimi Lauri Pirkan ja olen viimased 9 aastat olnud fitnessi-treener, tegutsenud põhiliselt spordiklubides, fitnessiklubides, üldkehalise ettevalmistuse treenerina. Ja mina ütlen omalt poolt, et selleks, et ennast hästi tunda, vormis hoida, ei pea tingimata alati minema kuskile klubisse, kuskile 4 seina vahele. Tänapäeval linnades, nagu te näete, on iga suure korruselamu taga selline tore võimlemislinnak, kus saab väga palju erinevaid harjutusi teha. Lisaks saab kasutada maastikupinke, kõikvõimalikke kohti, kui teil on kujutlusvõimet ja teadmisi. Ise olen olnud tõsine kergejõustiklane, kuulunud korduvalt Eesti koondisesse, võistelnud põhiliselt 400 meetri tõkkejooksus, tulnud ka Eesti meistriks aastal 2003. Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli, praegu on ta küll Tallinna Ülikool, vanasti oli Tallinna Pedagoogikaülikool, kehakultuuri eriala. Ja isegi kui sportlastee läbi sai, ei saanud ju lihtsalt lorutama jääda, tuleb ikka ennast vormis hoida. Ja selleks ühelt poolt ma treenin teisi, teiselt poolt ma treenin ka ennast. Ja väga palju saab teha ära nii oma maja taga, võimlemislinnakul, kui ka kus iganes, kus te näete vahendeid, võimalusi. Väga heaks sõbraks on teil omaenda keha, kasutage omaenda keha raskust ja neid harjutusi on lugematu hulk, mida te võite teha. Miks on see hea? Nagu ma ütlesin, terves kehas terve vaim. Kui te ennast liigutate füüsiliselt, tunnete ennast paremini, te jaksate rohkem, teie mõttetöö kulgeb palju korrastatumalt. Te vahepeal puhkate kõigist neist moodsatest vidinatest, mida me näeme ühistranspordis, mida me näeme igal pool tänavatel. Lihtsalt lülitage oma telefonid välja, jätke kõik oma mured kuskile kaugele, tulge liigutage. Ja väga tähtis on see, et lisaks treenimisele te mõtlete läbi ka oma toitumise ja taastumise. Väga tähtis on, et alati ennast välja puhkate. Ja kui rääkida treenimisest, siis olge mõttega asja juures. Tänapäeva nuhtlus, nutitelefon võib väga palju kurja teha. Näen iga päev fitnessiklubides, kuidas inimesed teevad harjutusi näguekraanis. Sedasi mitte ainult ei ole kasu sellest trennist, vaid see on ka ohtlik, sest see võib minetada valvsuse. Võin ka ise öelda oma isiklikust kogemusest, et ma olen 3 korda vigastanud ennast sörki joostes ja peamiselt tänu sellele, et olles eelnevalt tõsist trenni teinud, olnud väga keskendunud, tundsin, et nüüd on aeg lasta autopiloodile, lasta mõtted uitama. Ärge seda viga teie tehke, sest nagu öeldakse, tark õpib teiste vigadest. Kui te näete, mis teie ümber toimub, näete, et mõni kivi satub ette,
kui te olete tähelepanuga oma tegevuse juures, siis te ei astu sellele kivile peale, ei vääna oma jalga välja, ei koperda kuskile ääre vastu, ei löö oma liigeseid ära. Niimoodi suudate te oma tegevusest maksimumi võtta ilma, et sellest mingit kahju sünniks, ainult kasu. Olge terved!